Iraanil pole oma naabruskonnas ühtegi sõpra, mitte ühtegi. Iga lahe riik kas vihkab Iraani või kardab seda nii väga, et ei julge seda avalikult välja öelda. Ja põhjus viib tagasi ühte hetke 1979 aastal, mis muutis kõike. Enne revolutsiooni said Araabia monarhid šahiga äri ajada. Ta oli ilmalik, läänemeelne, armastas Ameerika relvade ostmist ja tahtis samu asju, mida ka laheriikide kuningad. Kõrged naftahinnad, piirkondlik stabiilsus ja kommunismi võimalikult kaugel hoidmine. Keegi ei armastanud seda meest, aga nad mõistsid teda. Siis ilmus kohale Khomeini ja muutis kõike. Sest Khomeini ei võtnud lihtsalt Iraani üle ja ei jäänud selle suhtes vait. Ta vaatas üle vee kõiki kuningaid ja emiire, kes istusid mugavalt oma troonidel ja hoiatas neid, et ka nende aeg on tulemas. Et monarhiatel pole islamis kohta ja et Iraani revolutsioon oli vaid millegi algus, mis haarab kogu moslemi maailma. Pane end nüüd korraks Saudi Araabia kuninga olukorda. Mees kukutas just kõrvalriigis omaenda juhi ja nüüd räägib ta riigitelevisioonis sinu enda kodanikele, et nad teeksid täpselt sama. Kuid tõeline oht polnud selles, mida Khomeini ütles. Oht oli selles, kellele ta seda ütles. Umbes 90% maailma moslemitest on sunniidid. Kõik Pärsia lahe monarhiad, Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid, Katar, Kuveit on kõik sunniitlikud riigid. Iraan on üks 4 riigist maailmas, kus on šiitide enamus ja see on neist kaugelt suurim. Nii et kui Khomeini hakkas otse nende riikide sees elavate šiidi kogukondadega rääkima, jättes nende valitsused täielikult kõrvale ja kutsudes neid vastupanu osutama, siis lahe valitsejad ei kuulanud lihtsalt religioosse juhi jutlust. Nad nägid pealt, kuidas naaberriigist organiseeritakse mässu. Ja Khomeini ei piirdunud ainult kõnedega. Iraan hakkas midagi üles ehitama. 1980-ndate alguses saatis Teheran revolutsioonilise kaardiväe nõunikud Liibanoni PK orgu ja aitas luua Hezbollah täiesti tühjalt kohalt. Vaid käputäis võitlejaid ja idee. See oligi kõik. Aga Iraan jätkas selle toetamist. Raha, relvad, väljaõpe, aasta järel. Ja see käputäis võitlejaid muutus millekski võimsamaks kui Liibanoni enda armee. Täna on Hezbollahel hinnanguliselt 150 000 raketti ja juhitavaid rakette, mis on suunatud igas suunas. Iraan pumbas ainuüksi Hezbollasse igal aastal kuskil 700 miljonist kuni 8 miljardi dollarini. Siis 2003. aastal tegi Ameerika Ühendriigid midagi, mille üle Iraan ei suutnud oma õnne uskuda. Ameerika tungis Iraaki ja kõrvaldas Saddam Husseini. Saddam oli ainus juht piirkonnas, keda Iraan tõeliselt kartis. Ja ameeriklased eemaldasid ta lihtsalt niisama. Hetkel, kui Saddam oli kadunud, astus Teheran mängu. Luureametnikud, usuteadlased, raha, relvad. Kõik see voolas Iraaki, toetades šiitide relvarühmitusi ja erakondi, kuni Iraanil oli Iraagis rohkem mõjuvõimu kui ameeriklastel, kes tegelikult sõdisid selle maa üle kontrolli saamiseks. Ja kui Iraan oli Iraagi enda mõju alla saanud, muutus kogu mäng.